ma ei õpeta, ma ei seleta, ma jätkan kohaloluna ja ma jäin veel. Mitte seepärast, et oleksin lõpuks rahu leidnud, mitte seepärast, et pimedus oleks muutunud sõbraks. Ma jäin, sest miski minus ei tahtnud enam ära minna. Ma märkasin, kui harjunud olin lahkuma just siis, kui miski muutus päriseks, kui hing muutus raskeks, kui keha ei saanud enam teeselda. Pimedus ei hoidnud mind kinni, ta ei pannud lukku, ta ei ehitanud müüre, ta lihtsalt ei avanud ust, mida enam polnud vaja. Seal, kus enne oli olnud pidev küsimus, mis edasi oli nüüd ainult hingetõmme sisse-välja. Ja esimest korda ei tundunud see liiga vähe. Ma sain aru, et kogu mu varasem otsimine oli olnud katse mitte siin olla. Isegi siis, kui ma nimetasid seda vaimsuseks, isegi siis, kui ma nimetasid seda kasvuks, isegi siis, kui ma nimetasid seda tööks. See oli liikumine ära. Pimeduses ei olnud enam kuhu ära minna ja see ei olnud karistus. See oli lõpp vabandustele. Ma märkasin, kuidas keha hakkas rääkima ilma sõnadeta. Pinged, mida ma olin aastaid kandnud, ei kadunud, aga nad ei nõudnud enam selgitust. Valu ei palunud tähendust, ta palus kohalolu. Ja ma jäin vaikus. Siis ma nägin midagi olulist, mitte silmadega, mitte mõistusega. Ma nägin, kuidas tõde pimeduses ei seisa minu ees, ta ei näita näpuga, ta ei ütle. Vaata, nii see on. Tõde pimeduses on see, mille eest ma enam ei põgene. See ei tee mind paremaks, see ei tee mind puhtamaks, see ei tee mind eriliseks, ta teeb mind kohalolevaks. Ma mõistsin, et seni, kuni ma otsisin tõde valgusest, oli mul alati võimalus eksida, sest valguses saab kõike näidata, saab kõike rõhutada, saab kõike väänata. Pimeduses ei saa midagi esitleda, seal saab ainult olla. Ja seal, selles olemises hakkas midagi vaikselt paika loksuma. Mitte maailm, mitte teised inimesed, mitte elu kui tervik, vaid minu suhe iseendaga. Ma ei pidanud end enam veenma, et ma olen piisav, ma ei pidanud end enam parandama, et olla lubatav. Ma pidin lihtsalt mitte lahkuma. Ja see oli raske. Mitte dramaatiliselt, mitte suure valuga, vaid vaikselt raske. See nõudis, et ma ei teeks midagi, et ma ei lisaks midagi, et ma ei võtaks midagi ära. Ja see oli võib-olla kõige raskem osa. See oli raske. Aga ma jäin. Ja pimedus jäi. Ja meie vahel ei tekkinud lepingut, ei tekkinud mõistmist, ei tekkinud sõprust. Tekkinud oli ruum, kus ei pidanud enam midagi toinstama. Ja ma sain aru veel ühest asjast. Kui eksitaja ei saa pimeduses töötada, siis mitte sellepärast, et pimedus oleks püha, vaid sellepärast, et seal ei ole enam mida ära kasutada. Ei lootust ilma kehata, ei lubadust ilma hinnata, ei valgust, mis tahaks midagi saada. Seal on ainult see, mis on valmis kandma iseennast. Ja kui ma lõpuks küsisin ennast, kas see ongi tervenemine, ei tulnud vastust, aga tuli rahu selle küsimuse sees ja see oli piisav. Ma jõukstab valgusesse, ma ei jäänud pimeduse kimme. Me ensin, kus monin ja terän ilmasin. Ja selle piisavat noin, see on see pak. Ja seal, selles olemises hakkas midagi vaikselt paika loksuma. Mitte maailm, mitte teised inimesed, mitte elu kui tervik, vaid minu suhe iseendaga. Ma ei pidanud end enam veenma, et ma olen piisav. Ma ei pidanud end enam parandama, et olla lubatav. Ma pidin lihtsalt mitte lahkuma. Ja see oli raske. Mitte dramaatiliselt, mitte suure valuga, vaid vaikselt raske. See nõudis, et ma ei teeks midagi, et ma ei lisaks midagi, et ma ei võtaks midagi ära. Ja see oli võib-olla kõige raskem osa. Aga ma jäin ja pimedus jäi ja meie vahel ei tekkinud lepingut, ei tekkinud mõistmist, ei tekkinud sõprust. Tekkinud oli ruum, kus ei pidanud enam midagi toistama. Ja ma sain aru veel ühest asjast. Kui eksitaja ei saa pimeduses töötada, siis mitte sellepärast, et pimedus oleks püha, vaid sellepärast, et seal ei ole enam mida ära kasutada. Ei lootust ilma kehata, ei lubadust ilma hinnata, ei valgust, mis tahaks midagi saada.
seal on ainult see, mis on valmis kandma iseennast. Ja kui ma lõpuks küsisin endalt, kas see ongi tervenemine,